muster, kus siis on mängijad justkui mõõgana üles ehitatud algkoosseisus, siis täna on teistmoodi. Henri välja, pall kasti. Endal omased tsoonis. Oi, ja pall tuli ette, see nüüd nii täpne ei olnud. Ja läheb jälle, nagu öeldud, siuke nagu lauatennis, aga nüüd on Kaborel hästi pall liini taga. Trikitab ja olemas. Kabore jätkab sealt, kus ta pooleli jäi ehk väravate löömisega. Muidugi VAR vaatab üle, et siin kõik reeglite pärane oleks. Aga väga hästi tema poolt lahendatud, et kui eelmäng siin oli hat-trickiga, ta väga resultatiivne, siis ka siin on juba esimese 10 minutiga jalg valgeks saanud. Valik siin eksib nüüd sööduga. Kabore taas näppab selle ära ja tungib kasti ja otsib söötu. Oi! Särkides kastis olemas. Pajo pall ja tuleb sinna taha post. Oi, efektiivselt siin Viidast kannaga söödab ja läheb, minnaksegi 1-1. Aga Nõmm on taas kord ees. Tuleb sinna värava küllaltki keskele ja on segadus ja ongi pall väravas. Ja pall ongi väravas. Ja peakohtunik siit mingid rikkumisi näe, kindlasti ka VAR vaatab üle ja nagu ma rääkisin, et siin poolaja need viimased minutid on siuksed kohad, kus võistkonnad peaksid ja võiksid olla väga ettevaatlikud, aga teisalt jällegi, kui sa oled see võistkond, kes siit värava saab, no ülihea minna siit poolajale, et Pärnu kindlasti on nüüd üks tulemusega, aga nüüd, oi, milline pikk pall ja on Kabore taas kastis ja opati, mis see nüüd siis oli, Kabore näitab taas oma klassi. Muidugi VAR teeb siin järelkontrolli, aga no ristnurka oli see pall korralikult nüüd sisse löödud ja muidugi ülihea sööt liini taha. Vaprus muidugi peaks siin just puid alla panema. Nii, aga pikk pall kasti ja võidab Villota, kes ka aga rünnak ikkagi käib veel. Tuleb siin ja pall Limbergi poole. Santos nüüd siin justkui pool puhastamisega, pikk pall ja Toke võidabki selle palli tegelikult ja on ka kastis ja lööb 3-1 värava. Vahetusest siin mõni minut tagasi mängu tulnud Toke viib Transi 3-1 ette ja saab oma teise väravasöödu, saab kirja ka Santos, kellel on see mees Fantasy's ostetud, siis tuleb sealt neid magusaid söödupunkte. Nendel siis on järgmine ja taas siin viga. Nii, ja nüüd ongi olukord, millest ma enne rääkisin, kuna nii paljud mängijad on juba kaardi kirja saanud, siis juhtubki see, et Kaptsev saab teise kollase kaardi ja tema jaoks siis lõpeb see mäng 81. minutil. Ja Trans jääb vähemusse. Viga siin käib pikk pall Kaborel, Ivan Juusin taas äärelt tulemas. Nii Kabore palliga. Ikka palliga. Ja peakohtunik näitab penalti punktile. Penalti punktile see käsi käis, mis tähendab, et Transil ideaalne võimalus see mäng täiesti lukku ära panna. Vaatame siit kordust ka. Ja tagant siin läheb ja Veensalu läheb siin Kabore versus Nõmm. Ja olemas, 4-1. Kabore külmavereliselt lööb alla vasakule nurka siseküljega ära, Nõmm hüppab iseenda vasakule poole peale ja mängu tulemus 4-1. Ka vähemuses mängides Trans ei peatu, vaid jätkab väravate löömist. Seal Pajo löögile korralikult, aga oht on veel üleval. Kapper pall kasti ja võida. Keerutada siis suudab. Ja tuli löök, aga pall on veel lahti ja ongi värav. Kapper lööb oma
karjääri 32. kõrgliiga värava. Muidugi, eks VAR vaatab ka asjad üle, kas kõik on reeglitepärane. Aga läks siin jah, Pajo ütleme värava ja nurka lööma suht Matrossovile kätte kõrgusele, tegelikult õnnestub ka veel kolmas lüüa. Pall ette Poisti ja peakohtunikul ongi vile suus. Ja nii see mäng lõpebki. 4-2 jätab siis Narva Trans 12. vooru. Ja tere taas, oleme siit platsi servast nüüd tagasi, et Kevin Kauberiga täna siis 4-2 kaotus, et võtta oma sõnaga mäng kokku, kuidas teil läks? Tere! No seis ütleb, et ei läinud kõige paremini, et seal kahe võitsused duellid, et kui me seal kaotame ja laseme väravad lüüa, siis ongi raske, et suutsime 2 tagasi lüüa, aga sellest jah, väheks täna. Jah, et just nii, küsimus tänane mäng siin jalgpallihallis, et kuidas sa tunned, et kas sellel oli ka oma jälg või kuidas üldse oli nagu mängida siin hallis sellisel ajal maikuus? No eks ta rühmat oli muidugi, aga ega see ei olnud mingi, seda me teadsime, et me siia tuleme halli ja me ise tegime ka hallis trenni, et see ei olnud mingi üllatus meile. Okei. Kuidas sul endal oled nüüd taas kenasti mänguvormis ja said ka see mäng juba rohkem mängida, et kuidas tervis on ja kuidas tunne on ja kuidas sa edasi siit siis plaanid minna? No, eks ma olen vaikselt trenni teinud, pikk paus on selja taga. Seal enne viimast mäng oli 5 kuud peaaegu, et see on pikk paus, raske, aga tulen vaikselt tagasi. Trennides juba panen täiega ja täna sain ka korralikud minutid taha, nii et vaikselt tulen tagasi. Rõõm kuulda. Nüüd järgmine kohtumine, et siin nüüd paar mängu pole võita teil õnnestunud, et kuidas ja mismoodi te siis järgmisse mängu lähete, mille pealt siis te need 3 punkti Pärnu jätta tahate? Eks Tammek on samasugune, mängivad samasugust jalgpalli, et tugevate tipuründajate peale. Eks me peame seal oma korrektuurid tegema ja meil on vaja kodus võita, et see ongi nii lihtne. Aga selge, Kevin, aitäh sulle selle intervjuu eest ja jõudu jaksu ja küll ka need väravad sinul varsti tulema hakkavad. Aitäh! Nii ja ootame siin ka Narva Transi ääreründajat Sten Jakobidast. Tere, Sten! 4-2 võit siis täna. Kuidas oma sõnadega mängu kokku võtad? Mis õnnestus ja võib-olla mis ka ei õnnestunud nii väga? Ütleme nii, et algus oli ikka natukene keeruline, ei saanud kuidagi, lahmisime seda natukene seal, aga siis kuskil ütleme esimese poole ja siis poole pealt me saime nagu asjad korda ja siis tuli see, korra lasime nagu jala siis sirgeks ja siis lõid seal poole lõpus lõid meile selle värava ja siis jälle läksime vaheajale ja rääkisime asjad selgeks ja 4-2, 3 punkti, kõik hästi. Oli siis vahel ka mingi eriline sõnum, mida peatreener Roman teile ütles, et mida peaksite tegema või pigem oli see, et jätkame samas vaimus mehed, et küll need momendid tekivad? Me pidime rohkem siis nagu ettepoole vaatama, rohkem kahele strikerile, rohkem siis lähemal ka neile olema, teised pallid, nagu rohkem neid siis teisi palle võitma seal ja see toimis ja lõime veel. Mäng toimus jalgpallihallis. Kuidas sulle tundus, kas see oli kuidagi teistmoodi või oli see nii nagu tavaline mäng ikka? Ei, mulle meeldis ikka rohkem sellepärast, et pigem mängin siin kui Fama. Pole midagi. Teil nüüd väga pikka puhkust ei ole, et kohe ülioluline mäng tulemas siin kolmapäeval valitseva meistritega, et karika poolfinaal siis, et kas olete juba jõudnud ka selleks mänguks mingeid ettevalmistusi teha ja mis mõtete ja plaaniga sinna lahingusse lähete? Ei ole veel, võtame üks mäng korraga ja nüüd ongi aeg valmistada levamänguks ja see on kõik. Aga aitäh, Sten, jõudu jaksu sulle ja